Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad, 6. august on käes, digitund alustab, sest kell on umbes 8 minutit 11 läbi. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, minuga koos juhib saadet Henrik Roonemaa. Meil on tänases saates külas Glen Pilvre. Ja mida siis augustikuised tehnikauudised teieni toovad? Selliseid asju, et üks Eesti mobiilioperaator jättis 10 000 inimesi välismaal sideta. Ja me ei hakka pikemalt arutama selle üle, et mis, miks ja kuidas, aga me laseme Hans Lõugasel rääkida, mis siis teha. Mida teha juhul, kui sul välismaal niimoodi juhtub. Meil on stuudios uus banaantelefon. Ja siis on meil uus selline muusika kuulamise seade, mis ei ole päris kõrvaklapid, mis ei ole kõlar, aga võib-olla on uuel kujul tagasi tulnud vana hea õlal kantav makk. Ning sügisel on tulemas terve ports uusi telefone ning me vaatame neile nüüd peale, et palju nendest siis praegu teada juba on. Ja üht-teist tehnikauudist veel. Digitund. Vabandan naermise pärast, kuna meil üks tehnikavidi, millest me täna saates tahame rääkida, hakkas hirmsasti saate sissejuhatust segama, aga jõuame temani kindlasti ka kohe. Tele2 oli siis Eesti mobiilioperaator, kellel juhtus selline lugu eelmisel nädalal. Et järsku rändlusteenus ei töötanud. Rändlusteenus, sa oled telefoniga välismaal, tahad helistada, sõnumit saata või mis kõige tähtsam on muidugi mobiilses internetis olla ja ei saa levi. Ja Tele2 teatas, et hakkasid probleemid juba reedel peale, kestsid siis mitu päeva ja keda see puudutas täpselt? Operaatoritest me ei tea, sellepärast et klientide telefonid ei pääsenud võrku ja kui nad ei pääse võrku, siis sa ei tea, kui palju on neid inimesi, kes ei pääse võrku, kuid enne rikke tekkimist olevate andmete põhjal selgus, et see võis puudutada lausa 30 kuni 40 000 inimest, kes oli siis sel ajal eelmisel nädalal Tele2 klientidest välismaal rändlusteenuses. Mis on päris suur hulk rahvast, ja loogiline ka suvisel ajal, kui kõik reisivad, püüavad võib-olla siinse kuumalaine eest püüda mõnda muud kuumalainet mõnel riigis, siis rikke puudutas paljusid. Mida teha? Mina juhuslikult olin tõesti üks nendest inimestest, kes siis koges seda probleemi isiklikult, et sa oled välismaal, sa vaatad järsku telefonil pole levi. Mis teie arvates esimene nagu asi teha on, kui see välismaal levi ei ole? Keda te süüdistaksite või vaataksite, kus probleem on? Tõenäoliselt IT-inimene restardiks kõigepealt telefoni ja siis võib-olla otsiks teise võrgu ja mingid kõnekaartide võimalus. Tegin, et kas mul on mingi, ma ei tea. Arve maksvad. Ja kõik need tehtud ja ikka ei saa. Ja aga kui sa võtad nagu täitsa kohaliku kõnekaardi. Nii kaugel ma veel ei läinud. Mina otsustasin teha siis järgmise sammu. Võib-olla see on kõige soovitus inimestele, kes võib-olla sellise olukorra ette võiks sattuda, mida teha. Otsimini wifi võrk, et on vaja interneti pääseda. Ükski kohalik operaator ei tööta, millest ma sain aru, et see ei ole kohaliku võrgu süü, sa võid olla mõnes riigis, äkki seal on võrk maas. Püüad wifi'sse saada ja siis saad internet ja infot leida. Ja kuidas helistada üle wifi, kui sa saad tahad helistada näiteks teisele, ma ei tea, suhtlusrakendusse, siis on need kõned sees, aga tavalisel numbri helistamiseks muud varianti ei ole ikkagi kui Skype. Vana hea Skype päästis ära. Sul on Skype'is ostad krediiti, sellest saad helistada siis lauanumbrile. Mina helistasin operaatorile, kes ütles, et jah, et meil siin tõesti asjad ei tööta, et rikkis on. See on teine huvitav selline infotehnoloogiline hetk suve jooksul. Nüüd olid sina välismaal, olid hädas. Mina olin siis, kui ei saanud mitu tundi mitte ühegi kaardiga maksta. Ja see on täpselt samasugune olukord, et on selline tükikene tehnoloogiat, mis on kõigil taskus, see märkamatu. Sa oled harjunud, et see kogu aeg töötab. See on sulle erakordselt vajalik ja tavaliselt ta ju töötabki. Peaaegu alati, peaaegu kogu aeg ta töötab. Ja siis kui ei tööta, siis sa tegelikult oled aastast 1990 tagasi. Täpselt. Kus on mu sekiraamat ja kus on mu lauanumber? Pangakaart ja telefonis olev side, et siis ilma nendeta kõik on võimalik, aga see on nagu nii keeruline või ütleme harjumatu, sa pead hakkama leiutama uuesti kõik. Ei, siit üks samm edasi on see, nendest elektrit ei ole ja kõik see sama teema, et ehitame metsa kaevikud ja
oleme valmis selleks. no ega paari tunni pärast tuli ikka kõik, Tele2 läks vist paar päeva lausa aega või päev või ja Tele2 teatas nädalavahetusel lõpuks sai lahti probleemist ja kes on süüdi, nagu ikka tahaks leida ja talle siis näpud panna sahtli vahele või vähemalt küsida, et mis toimus. Tele2 ütles, et meie ei ole süüdi, et nendel on üks partner, Šveitsi ettevõte, ehk siis üks maailma suurimaid ja antud hetkeni usaldusväärsemaid, tsiteeris Tele2 esindajat, kellel probleem juhtus, kes siis ühendab kõiki rändluses olevaid kliente siis nende rändluses olevat klientide emaoperaatoriga. Et nagu ikka, kuskil on selline üks keskne pudelikael, kust jooksevad kõik niidid läbi ja kui see pudelikael siis läheb umbe, siis miski ei tööta. Kas sa 112 helistasid? Ma ei helistanud, aga lubati, et see töötab alati. Sa võtad SIM-kaart välja. Aga mitte, ega meil ilmselt selle rikke kohta väga palju öelda ei ole rohkem, kui et infotehnoloogia ajastul peab olema valmis selleks, et rikkeid juhtub ja ega see ei, meil ei ole mõtet öelda, et kandke mingi teise operaatori telefoni kaasas või keegi niikuinii ei hakka seda tegema, et saate hakkama inimesed, aga kaks asja võib-olla, mis seda mida teha? Siis matkal või ütleme reisil olles paberkaart aitab välja, kui sul ei ole telefoni varundatud. Mis asi? Paberkaart. Mis asi on paberkaart? Paberkaart on see kaart, mis on paberi peal. Mis asi? No hakkad vaatama, et kuhu sõita. Sa räägid pangakaartidest, et sul on mingi paberi peal ole. See on raha, sularaha. Selle nimi on paberraha on siis ka. Aga nagu ma aru sain, sinu puhul ka paberraha ei aidanud, kuna sa oled olukorras, kus ei võetud paberraha vastu. Ma olin Rootsis, kus öeldi, et me sularaha vastu ei võta, et makske kaardiga või ärge makske üldse. Seal on paberkaarti vaja, et sõita riiki, kus võetakse paberraha vastu. Aga ma arvan, tegelikult on et variant, kui sa enne ütlesid, et otsida wifi ja helistada üle wifi ja siis kui sul on vaja lauanumbri või ütleme tavanumbrile, laua või mobiilinumbrile helistada siis üle Skype'i. Just enne saadet täna lugesin uudist, et Linda Line on jälle ostmas uut mingit kiirlaeva Tallinna ja Helsingi vahele. Ja see Linda Line mulle tundub, Linda Line ja Skype on nagu samasugused ettevõtted, et nad nagu keelduvad minemast ära. Sa arvad, et nende aeg on nüüd läbi, et neist me nüüd enam ei pea eriti midagi kuulma. Ja ikka kuskilt uksest või aknast või korstnast ronivad nad tagasi ja ei saa ilma nendeta kohe kuidagi elada. Nii nagu ma avastasin ennast Skype'i kasutamast, me võib-olla avastame ennast ka siis järsku Linda Line'i pardalt, et vaja Soome minna. Linda Line'i ka pardalt Skype'imas. Siis on tõesti retrotunne. Aga nii on tegelikult meil pärast viimast Skype'i uuendust ilmnes üks väga huvitav tehnoloogiline probleem, mistõttu näiteks meil on hetkel väga keeruline Skype'i kasutada raadiosaadete tegemiseks, mida me oleme aastaid ja aastaid ka edukalt teinud ja hakkad otsima alternatiive ja ega nii väga ei ole. Et Skype oma selles nišis laiutab täpselt samamoodi edasi ja ta on nagu kõigil olemas, nii et läheb veel aega kõigi selleni. Selge, aga läheme siit meie väiksele pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga, meil on käes südasuvine saade siiski veel võib öelda, aga see ei tähenda, et meil ei oleks stuudios uut kraami, millest teile rääkida, uut tehnikat. Eestisse on jõudnud paraja viivitusjärel siis uus Nokia telefon, mis võib-olla ei olekski väga huvitav, mis Nokia telefon ikka nii huvitavad on, aga sellel on meil siin Skype'i ja Linda Line'i nagu selline teemaline saade, siis Nokia 8110 läheb täpselt sinna rivisse. See on vana hea banaanitelefoni järeltulija, mida siis eristab ainult see nimes, et on Nokia 8110 4G. Aga muidu telefon on täpselt nagu te võite ette kujutada, piklik, väikse ekraaniga, klahvid, numbriklahvid. No see vana ja klapp on, mida sa saad üles alla lükata ja ta on siuke kõvera kujuga, et paned vastu põhka, siis ta on ergonoomiline. Ta on minu käes praegu. Aga räägi klapist kohe, kas see tundus kuidagi selline plastikklapp? Ja ma ütlen, mõned asjad tuleb enne ära öelda, et kõige tähtsam asi, selle hind on 89 eurot. See on odav telefon ja ta tundub käes täpselt nii odav, nagu ta on. Võib-olla mitte täpselt nii odav, aga ta tundub odav. See klapp on selline õhuke, selgelt näha, et odavast plastmassist liigub kehvasti, liigub kuidagi odavalt ja on selline tunne, et ta murdub siit kohe ära, logiseb natuke, kui ma teda katsun. Ma ei mäleta, peaks tegelikult võtma selle vana banaani kõrvale, aga võib-olla standardid olid tollal teised, aga ma ei mäleta, et ta nii selline... Vana banaan oli natuke kuidagi kitsam ja
tugevam tükk, ma nagu mäletaksin. Kas see mitte on ikka premium telefon omal ajal? Nagu ei, ta oli ikka, ta oli ka plastist muidugi, no, aga ta ei olnud selline nagu laiapõhjaline, ütleme, see on nagu pigem sükene, tänases mõistes on see telefon küll kitsas, aga ta on nagu suhteliselt lai võrreldes vanaga. Ma olen mõeletanud, vana oli nagu natuke paksem ja kitsam, aga võib-olla... No, sul oli meeles, et vanal telefonil tõmbad klapi lahti, siis selle klapi otsas on mikrofon, mis suu lähedal tuleb ja siin on see mikrofon ikkagi telefoni sees, et see klapp on puhas lüliti, aga sa saad selle klapiga muidugi kõnesid vastu võtta ja ära panna. Kui ma keegi helistab, lükkan klapi lahti, siis sa räägid ja kui sa ära paned, mitu krooni see oligi? siis sa saad klapikosti vastu kõhtu kinni lükata jälle lupsti, eks ole, aga noh, ütleme, mina olen seda mõned päevad kasutanud, et noh, ilmselge on see, et kui sa ikka täna oled harjunud kasutama telefoni, mille peal on suur ekraan ja maailma kõik rakendused ja äpid, eks ole, siis sa tegelikult selle telefoniga väga hästi hakkama ei saa, see on nagu selge, et noh, sest et siin peal tegelikult ei olegi nagu peaaegu et midagi. Et seal on siis võimalus sul rääkida ja sõnumit toksida, et kui see retrolaksu mõttes on väga äge, et ilmselt tänapäeva nooremad inimesed on kõik ära unustanud, kuidas selle numbriklaviatuuriga kirjutada. Et see võimalus on täiesti olemas, et kui sa teed seal oma igasuguseid kontosid ja asju, siis sa kõigepealt mitu tundi toksid oma meiliaadresse igale poole. Ma arvan, et mingist põlvkonnast on see veel lihasmälus alles kuskil see tuleb vaikselt tagasi. Kiirkirjutamine selle klahvistiku. Ma leidsin siit huvitav ikooni, ma proovin järgi. No seal peal on, kui nüüd küsida, et mis seal siis on, ekraan ei ole üldse puututundlik. What's the weather today? Ma ta ei kuule. Siin on Google'i jaa, Google Assistant on seal peal. Google'is, ta läheb lihtsalt väga kaua aega. Ta on mõtlik. No. 71 kraadi tuleb. Selge, et mõned sellised moodsad asjad siin ikkagi ju sees on. Seal on selline kummaline või naljakas või teistsugune operatsioonisüsteem, mille nimi on KiOS. See on ka iOS-iga telefon. Ja see on siuke Linuxi baasil siuke täiesti, noh, ongi tehtud selline minimalistlik süsteem, mis peaks siis hästi väikse riistvara peal nagu tagama mingisugused ikkagi optimaalsed jõudluse ja kõik muud asjad, et siia saab tegelikult installeerida aga mingis koguses sellist nutikat kraami, nagu sa nägid, eks ole, Google Assistant on siin olemas, siin on Google Maps, siin on YouTube, siia saab Facebooki tõmmata, aga noh, ikkagi sellist, noh, ütleme, kui sa autos tahad Waze'i kasutada või mida iganes, kas või siin Messengeriga toksida mingeid asju, et siis see kõik, noh, Waze'i siin üldse ei ole ja see kõik muu on nagu väga vaevaline. Selleks ta ei olegi nagu ette nähtud, et pigem tekib võib-olla see küsimus üldse, kui ma olen teda mõned päevad kasutanud, mõtlen, milleks üldse on vaja seda mingit värvilist ekraani ja kogu seda kribu-krabu, et tegelikult võiks ta võib ollagi nii blank, kui nagu olla saab üldse, et ma ei peagi üldse hakkama nagu vaevlema mingisuguse nutindusega, sest praegu tekib nagu natuke selline tunne, et oi, ma vist ikka saan seda kuidagi kasutada ja siis sa frustreerud mingisuguse jamaga, mida võib-olla seal ei peaks üldse olema, et kaamera, eks ole, teeb videoid 320x240 pikslit, et miks ma üldse peaks tegema? Jaa, et ma ei ole seda telefoni kasutanud veel päevi, ma olen seda natuke tutvunud, aga mul tundub ka, et osad asjad on seal vägevad, mis teevad temast niisuguse laheda veidra telefoni, et tal on 4G, see on tore, sa saad ka muideks jagada seda välja, ta on hotspot olemas. Ja aku kestab kaua. Aku kestab väga kaua, ma olengi jõudnud siin paar päeva kasutada, see aku lihtsalt tühjenegi. Sa ei ole laadinud vahepeal? Ei ole, jah. Hetkel näitab, et aku on peaaegu täis. Et aku üldiselt tühjaks ei saa. Mis oleks äge sellega, kui sa kasutad seda oma siis sõnumi äppi telefonina, et sa kirjutad sõnumid. Kirjutada on ikkagi vaevaline. No vaevaline, aga lühisõnumid. WhatsApp, Facebook, Messenger, sellised asjad võiks seal olla, ei ole. Twitter on näiteks. Twitter on, okei. Küll aga asjad, mis üldse ei sobi sinna, on YouTube. No tere hommikul, see ruudukuulselt väiksest lukuagust vaatad nüüd YouTube videos. Saad teha tõepoolest, aga sellel ei ole nagu pointi. Et tegelikult see ekraan võib-olla võikski olla pigem nagu mustvalge LCD, nagu ta, kui ma ei eksi, oli see veel vanal banaanil. No kindlasti. Vanal banaanil oligi tagantpallusega ekraan. See oli ikkagi 19. sajandi. Ja seda oli väga hea ka päiksekäes nagu tarbida ja vaadata. Eks selge ongi see, et see on keeruline. Et kuidagi omamoodi Nokia tänased insenerid ongi või disainerid nagu selle, kuidas ma ütlen, selle valiku ees, et tahaks nagu panna ka seda nutimaailma sinna sisse, eks ole. Ma laadisin muide Twitteri äppi praegu selle. No näed, aga et kas me ikka julgeme sellest võib-olla loobuda või ei julge, et siis praegu nagu ongi natuke sükene pole üks ka teine. Jaa, seal on vaja sellist julgema tootedisaineri kätt, kes ütleb, et neid asju me kindlasti ei sobi siia, aga need võiks paremini käia. No aga kus selle nimi on KiOS? See KiOS muide on väga huvitav toode. Kui ma ei mäleta, kas Glen, sina olid ka või käisime mõned aastad tagasi Barcelona mobiilimessil, siis 2-3 aastat järjest oli seal Firefoxi boks.
alati täpselt sama koha peal, täpselt sama kujundusega. Ja seal oli siis Firefoxi mobiilne operatsioonisüsteem, millest kõik ootasid, et noh, et see saab selleks, mis ma ei tea, miljard odavat telefoni maailmas haarab siis enda alla. Nad näitasid seal, ma ei mäleta, 20, 30, 40 dollarilisi nutitelefone ja noh, tundus, et see on selline Androidi konkurent hästi odavas maailmas. Ja siis Mozilla lõpetas selle projekti ära, et sellest ikkagi ei tulnud midagi, aga see KI, või tegelikult on KI OS siis. No, ja, et see on selle projekti järglane. Ja Google on sinna pannud üle $20 miljoni nagu sisse, et noh, väikest rauda see Google seal tules hoiab ja midagi nad toimetavad. Nii et selline Linuxi põhine asi ja mõned äpid. Ja ei, no üks selge ongi see, et sellistel telefonidel tegelikult on kindlasti sihtgrupp ja kõik muud asjad olemas, sest see on ikkagi nuputelefon, peab kaua vastu ja ilmselgelt on maailmas väga palju inimesi ja väga palju maid, kus see telefon võiks hästi müüa ja tegelikult muidu sinna mõistliku opsüsteemi ei olekski olnud nagu võtta, et mida sa siis sinna paned, eks ole, et suurt Androidi sinna ei pane. Symbian vist hakata üles kaevama sealt aegadest ka ei pane ja tegelikult noh, sellel nagu oma koht on, eks ole, aga lihtsalt võib-olla ta võikski olla siis veel nagu stiilsemalt minimalistlik natukene, et kus siit on ära roogitud, mis on väga kummaline, see on volüüminuppu ja helitugevuse nuppu näiteks, et sa tahad kõne ajal panna helitugevus, seda avastad, seda ei ole. Mis on iga nutitelefoni küljeski vähene nupp, mis alles jäänud. Pigem kui juba nuppe on seal ees, võiks ju see nupp ka olla, eks ole, aga kõrvaklapi auk muidugi seest on ja 2 SIM-kaarti saad ka panna. Ühesõnaga Nokia 8110 4G toega nüüd Eestis müügil, 90 € saab sellise väga veidra telefoni endale. Ja, et kui on vaja, kas kellelgi mingil ebaselgel põhjusel tagavara telefoni või teist telefoni või kellelegi odavat telefoni, siis ega ta all peal nüüd hakkas helistama. Võib-olla kuulis, et sa oled otse eetris ja mõtlesid, et proovib, kuidas banaan heliseb niimoodi. Aga räägime veel. Meil on paar minutit aega, räägime Apple'ist ära ja siis läheme pausile. Apple tegi siis maailmas ajalugu esimene firma üldse, mis on saavutanud oma turuväärtuseks börsi järgi üle $1 triljoni. Et praegu, kui me seda saadet teeme 6. augusti hommikul on ta veel 3. augusti seisuga, siis oli Apple'i turuväärtus $1,005 triljonit. Ja kui teile tundub, et see 1,005 seal lõpus on selline ümardusviga, siis see 5 seal lõpus tähendab 5 miljardit. Oota, 5 miljardit, ikka miljonit või? Ei miljardist, et 1000 miljardit kokku triljon. Jaa, seda küll õige. See läheb sellisele korrusele see mäng, et raske. Nüüd arvastasime jälle asja, mida me oleme korduvalt lubanud, et me ei tee, mis on otse-eetrist peast arvutamine. Miskipärast need ühendused ajus hästi ei toimi, aga peaks küll olema nii. Et igatahes Apple tegi siis seda, mida mulle tundub, et üldsus arvas, et küllap Amazon jõuab sinna esimesena. Et ralli oli seal Amazon, Google, Apple, ma ei tea, kas Microsoft ka rallis sees, et milline tehnoloogiafirma siis selle $1 triljoni piiri ületab esimesena ja selleks sai Apple ja põhjuseks sai siis see, et Apple tõi välja väga head majandustulemused, investoritel meeldis see, mis nad tegid ja Apple on siis nüüd väärt üle $1 triljoni. Ei tea kui kauaks, aga pigem ega ei ole ka ühtegi põhjust ette näha, miks ta nüüd sealt nii ilmsesti kukkuma peaks hakkama. Jah, aga mis on oluline jälgida kindlasti, et ega nad ei ole üksi jää sinna klubisse, et ilmselt Amazon sinna väga hoogsalt läheneb. Ja kuigi Facebookil viimastel nädalal on läinud siin vastassuunas mäng, siis ei julguks mürki võtta, et ka nemadki sinna ei jõuaks. Aga sõltub tõesti see, et see on puhas investorite usk sellest, et kas nende tooteportfell suudab kasvada, kasutajad suudab kasvada, kas nad raha teenivad. Ja mis on Apple'i puhul eriline, nende tooteportfell töötab jube hästi, inimesed ostavad iPhone'e. Mis tähtis seal juures on nii hästi teenivaid kõrvaltegevusi, kogu see teenuste valdkond, kus neil raha tuleb väga hoogsalt iga telefoni pealt, lisaks müüakse teenuseid. Jah, ma võin siis väikse sellise turu ülevaate teha ka hobiinvestoritele, et Microsoft on 829 miljardit, Amazon 889, Facebook on poisike, Facebook on mõttetu ettevõtte kõigest 513 miljardit väärt ja Google, vaatame kuidas Google on 850. Nii et nad on kõik seal miljardi all, varsti jõuavad ilmselt. Apple võitis selle ralli. Siis räägime, aga lähme nüüd pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, läheme digitunniga edasi ja räägime nüüd ühest järgmisest tehnikavidinast, mis on meil siit saate algusest peale juba seganud meie keskendumist.
see natukene räägib ingliskeelset juttu, mis kostab siukse väikse pommindana ühest masinast, mis, kuidas öelda, on selline nagu hobusrauakujuline väike seadeldis, mis tuleb panna enda kaela ümber õlgadele. Ja alles siis, kui see kandja siis oma kaela ümber paneb, ma selle praegu panin omale õlgadele, siis hakkan ma kuulma väga hästi seda heli, mis tuleb. Sisuliselt on tegu, no jutt algas kuidagi meil kõrvaklappidest, need ei ole kindlasti mitte kõrvaklapid. Kaelaklapid. Kas need on kaelaklapid, aga nad ei klapi kuskile. Kaelakõlar või õlakõlar on siis õlakõlar kõlab küll hästi. Mida me praegu leiutasime? See võiks selle nüüd kinni panna. Ma sooviks ka, jah. Ta soovib ühendada Bluetoothiga mingite seadmetega, sellepärast ta siin räägib natukene. Aga tegu on siis selliste õlale kantavate Bose kõlaritega, mis on põhimõtteliselt. Ta ongi siis, ühesõnaga selle mõte ongi see, et sa ei peaks panema siis pähe kõrvaklappe, mis isoleerib sind ära meeldivast seltskonnast kuskil kontoris, vaid sa paned omale kaela need õlakõlarid ja siis meeldiv seltskond saab nautida sinu muusikaeelistusi ka, sest ta ikkagi vaikselt kuuleb seda, mida sina kuuled. Aga kogu selle nagu idee mõte on see, et tõepoolest siis see kandja kuuleb seda heli erakordselt hästi, nagu üllatavalt hea kvaliteediga. Ja üllatavalt hea bassiga, mis väljaspoole Hansu õlavöödet ei absoluutselt ei ulatu. Aga kui sa paned need kaela peale, siis on täitsa, see meenutab helipilti täitsa. Täiesti, ja seal juures, eks sa kuuled ka ju kõike ümbritsevat, et ma siin ka tänaval proovisin nendega ringi liigelda ja väga okei on, et kui jätta võib-olla see asjaolu siis nagu märkimata, et kui sa tõesti kuskil raharohkes kohas oled ja selle volüümi ikkagi suhteliselt kõvaks keerad, siis ikkagi teised inimesed saavad ka väga hästi aru, mida sina eelistad kuulata. Ma saan aru, mis selle mõte on, et ma panen need asjad õla peale, panen muusika mängima ja ta toob minu kõrvadele väga hea helipildi ja ma kuulen ümbritsevat, aga miks ma, ütleme, nad ei ole kinni mul kuidagi, ma sportida ei saa. Nad on suht rasked, jooksma võib-olla ei läheks või? No võt, ma olen sõitnud igasuguste rattalistega ringi, väga hea on. Rattasõitnud, jah, siis sa ei liigu üle kehaga väga. Et ära nad ei kuku ja isegi see tuulemühin ka nagu väga ei sega, et sa saad nii palju seda helinivood panna suu juurde. Ja bass käib läbi nagu keha annab sulle selle võnked siia. Mina tundsin läbi rangluude ja hakkas nagu kergelt võbisema üle minuts. Heli kvaliteet on nagu tegelikult väga hea. Bose. Ja kui sa kuulad kontoris muidugi, ei saa öelda, et ta nüüd väga palju teisi segab, eks see sõltub ka teistest ja sõltub, kui kõvasti sa kuulad. Aga põhimõtteliselt see mõte, et sul ei ole nagu midagi peas ja loomulikult toimib ka hands-free'na, eks ole, või siis käed vabad asjana ja sai ka tuulega rääkida. Nii et kui ma sõitsin oma üherattalisega ringi, ei olnud mingit probleemi nendega rääkida, eks ole. Et päris naljakas kontsept tegelikult, mis näeb välja nagu totram ja tundub nagu totram idee. Et loomulikult siit üks samm edasi on võtta mingisugune suur kast õlale ja kuulata seda, et siis tuleb ka väga hea bass. Jälle, mõtleme retrolainil, et sul on siis patareidega makk õlal ja kuulad muusikat. Ja sealt tuleb ka väga hea bass. Võib-olla see on tegelikult mõeldud just üksikkasutajale, et kus sa ei pea teiste pärast muretsema, sõida rattaga üksi rajal, saad üksi kodus ja sul klapid väsitavad pead või midagi, sa kuulad, saad rääkida, saad pead keerata vabalt. No vaata nii kaua, kuni sa oled kontoris või kodus üksi nende klappidega, võib-olla hästi, aga kui kõigil on need, siis tekib pärast pudru, jah. Siis võib-olla on juba natuke. Ma ei tea, kas kõigil on, mis see hind on, kas kõik suudavad nendele seda? No oleneb, võib-olla varsti juba suudavad, see on 300 eurot ainult. Bose Soundwear on siis selle asja nimi, 300 eurone. Aga ta tundub piisavalt raske, et selle aku võiks kesta ikkagi. Aku kestab ka ja lõputult, et ma olen siin nädalapäevad rohkem, ma olen teda proovinud vahelduva edu, kus aku on kogu aeg 90%, ta muidugi räägib palju, et põusid üldse kipuvad rääkima igal sammul, nii et küll ta teatab palju tal akut on ja millega ta ühendub ja kes sulle helistab ja kes pani telefoni toru ära ja nii edasi, et ta kogu aeg räägib. No ühesõnaga selline toode ka siis Bose Soundwear, mis ärge üllatuge, kui te näete kellelegi õla peal väikest jutuvada, keegi kuuleb raadiosaadet näiteks või muusikat tuleb, siis see on täitsa juba leiutatud, olemas, töötav ja Eestis ka müügil. Tõsi küll 300 euro eest. Vaatame veel uudiseid, vaatame veidi tulevikku. Kui meil praegu on augusti algus, siis see tähendab, et näiteks september on juba 1 kuu kaugusel, sügis on käes. Ja juba on hakkamas valmimas esimesed viljad telefoniturul, et milliseid telefone meil lähiajal tulemas on. Kõige varasem on sellel neljapäeval Eesti aja järgi vist kell 7 õhtul peaks Samsung näitama oma siis aasta tähtsuselt telefoni number 2, Samsung Note 9. Et on ka Eestis sellest suured otseülekanded, kuigi telefoni esitlus on vist USA-s, New Yorgis. Aga Note 9 ja mida see endaga kaasa toob, ega me ju täpselt ei tea, aga natuke on ma tundub, ootuste juhtimiseks on infot lekkinud, et midagi väga dramaatilist Note 9 ei muutu. Ikka suur ekraan, kumerad ääred,
puutetundlik pulk, millega siis seda ekraani juhtida. Sõrmejäljelugeja, ilmselt kuskil see on, erinevalt iPhone X-ist, kus see ära kadus teatavasti, aga Note 9 ikkas on olemas. No ekraan ei ole siis ikkagi päris servan, ikkagi need servad on seal alles, aga väga väikesed servad siis, ütleme nii. Nii, ja kellele see ei meeldi, siis sügisel tõenäoliselt septembris tulevad ka uued iPhone'id välja ja oodatakse iPhone X Plussi. Ehk siis nüüd eelmine nii-öelda Apple'i lipulaev oli siis, kui Apple murdis esimesena $1 trillioni piiri turuväärtuses, siis mäletatavasti vist murdsid nad ka $1000 hinnapiiri nagu telefoni, tavalise, mitte mingi kullast teemantitega telefoni turul. Nii et X oli üle 1000 ja müüb väga hästi. Suuresti tänu X-i heale müügile, mida olid Apple'il ka nii head majandustulemused. Ja nüüd oodatakse siis suuremat X-i 6,5-tollise ekraaniga. Ma ei tea, kas ta nimeks saab X Plus või mis iganes. Nii et igatahes siis uued telefonid tulevad ja keegi ei tea palju nüüd tulevad. Ilmselt tuleb suur X, ilmselt tuleb väike, nii-öelda see väiksem X või normaalsuuruses X ja kas tuleb midagi veel nüüd? Kas X jääb ainsaks? No seal on hea spekuleerida selle üle. Tavaliselt ka, et seda me ei tea. Jah, et tegelikult Apple ise hääldab selle telefoni mudeliks iPhone 10 ja eelmine sügis tuli 8. Nad ju lõpetasid oma mudeli rea ära. Jah, et tegelikult see 10 oli nagu tähistas ju pigem seda aastat. Et see ei olnud nagu mudeli number, vaid justkui, et 10 aastat. Tegelikult tuleb siis nüüd praegu 9 ja 10 peaks tulema nagu lihtsalt numbrit. Mida spekuleeritakse, et tuleb veel iPhone SE järglane, mis on siis väike formaat. Et no spekulatsioon hirmus palju, aga mis on tõesti nagu selgelt näha iOS-i tarkvarast on näha, et uue suurema iPhone X-i mudeli ikoonid on paista ja kuskil tarneahelast on näha juba lekkepilt, et see on nagu selge. Et suurema ekraaniga, see näotuvastusega X on tulemas. Jah, aga huvitav on tegelikult mõelda, et mis see Apple'i selline tootestrateegia saab olema, et kui neil on X Plus tuleb kindlasti kaugelt üle $1000. Ma ei usu hästi ka, et nad seda tavalise X hinda tahaksid väga alla tuua, sest see müüb hästi ja toob Apple'ile hästi raha sisse. Et nüüd on siis küsimus, et mis sinna allapoole jäetakse. Et kas jäetakse tõesti nii-öelda neid praeguses mõttes tavalisi, ka 2 tükki, väike ja suur. Ma seda ei usu. Ma arvan, et suure nad kaotavad kindlasti sealt ära, et nii-öelda selle praeguse 8 plussi asemel, kui keegi tahab kangesti plussi, siis ta tõenäoliselt peab hakkama X plussi ostma. Aga mis seal on, et kas tuleb siis veel odavam SE või kas nad panevad midagi ikkagi sinna nii-öelda tänase tavalise iPhone'i hinnaklassi ka? Ilmselt peaksid panema, sest või nad on nii ülbed, et lähevad välja ideega, et kui keegi üldse iPhone'i tahab, siis on X või mitte midagi. Väga huvitav on see, mida praegu teeb Apple oma ametlik veel müügil olev, tootmises olev tooteliin on siis koosneb muide veel ka iPhone 6S-ist. Seal on 6S, 7, 8 ja X. No kui seda X-i kõrval tuleb nüüd uus seeria, suurem X, siis midagi vanadest lükatakse ära, et iPhone 8 ja 7 on väga-väga sarnased, et on juhtmevaba laadimine küll ühel, aga põhimõtteliselt väga sarnased telefonid, et ime oleks, kui need mõlemad jääksid alles. Ja vähemasti üks telefon, Hans, sina oled meil Huawei poolametlik pressisindaja. Et kas sealt on ka midagi oodata või kuidas nendel see tsükkel on? Nendel on 2, üks on see Mate seeria ehk äriklassi, nendel tuleb oktoobrisse välja uus Mate ja uus nagu P-seeria järgmine tuleb järgmisel aastal, nii et Huawei selle aasta uudised, no see Mate seeria tuleb aasta lõpuks, aga ta ei ole selline, mis ütleme Eestis nagu tavalistele inimestele väga turule kuidagi nagu müügihitiks saab. Vaatan, et sinu purunematu klaas on purunenud või see on vana uudis juba? See on juba, jah, see on vana uudis ja see ei saa ju midagi hoida niimoodi, et oleks purunemata, vaid tuleb ikka vaadata, mis puruneb. Ja minu rõõmuks on ilmselt sügisel tulemas ka uus Google Pixel välja. Ma olen ise Pixeli kasutaja sellest ajast, kui mu eelmine purunematu ekraan täiesti ära purunes ühel teisel telefonil ja olen temaga väga rahul. Sul on praegu Pixel 2, eks? Pixel 2 ja toodetakse Pixel 3, aga et kas ja mis seal üldse tuleb, et seda saab näha. Pixeli suur pluss minu jaoks, suur boonus on see, et see kaamera on ikka uskumatult hea. Mina ei ole näinud ühelgi teisel telefonil nii head kaamerat ja see näiteks portreerežiim, mida siin teised teevad 2 kaameraga, mis on telefoni külge pandud, seda teeb Google 1 kaamera ja tarkvaraga. Ja see on müstiline, kuivõrd hästi see tegelikult toimib. Et Google'il on siin teatud selline konkurentsi edu. Tõenäoliselt selle telefoni müüginumbrid saavad olema väiksed, hind kallis, aga on teatud hulk kasutajad, keda see Pixel 2 ja 3 väga huvitavad ja mina nende seas, nii et kes endale uut telefoni plaanib osta, siis ütleme, et enne oktoobri keskpaika mina väga suurt raha telefoni eest välja käima ei hakkaks. Ja no samas endiselt ei ole ühelgi teisel firmal
pakkuda sellist, no kui nüüd iPhone välja arvata SE ja täpselt Sony Xperia pisikene, ühtki väikest telefoni, mis oleks hea, see on ainult Sony. Aga Sony viimased müüginumbrid olid košmaarsed. Need üle maailma tulid välja, et nende väga väiksed müüginumbrid on veel kukkunud märkimisväärselt. Tegelikult oleks vaja minust väikest telefoni, mis mina kasutangi seda sama pisikest Sony Xperia kompaktit ja ma olen sellega väga-väga rahul seni, väga hästi ta toimib, kõik on väga hea veekindel ja teeb väga häid pilte ja 1000 kaadrit sekundis videot, saad raputavaid koeri filmida, nagu ma sain teada. Tegelikult lihtsalt, kui sa harjud ära selle sihukese pisikese käepärase mõõduga, on see minu arvates ikkagi asi, mida nagu Apple on näidanud ka iPhone'iga, SE on tegelikult väga okei ja väga Berliinis äge telefon. Hakkab IFA vähem kui 6 aja pärast, umbes 6 aja pärast, kas Sonylt tuleb uudised sealt, me ootame, et ilmselt võib tulla. Ei tea. Aga läheme meie siit pausile. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Jätkame digitunniga ja vaatame midagi väga praktilist ka. Suve jooksul on kõik Eesti mobiilioperaatorid, mis me ütleme siis, tõstnud hindu, muutnud hindu. Tõstnud. Eks see hindade muutmine üldiselt käib mobiiliturul ikka nii, nagu ta on aastaid käinud, et nad teevad seda vaikselt ja justkui mitte hindu tõstes, vaid nad muudavad uusi pakette. Tavaliselt ikkagi jäetakse, kui sa oled oma mingisuguses paketis, oma klient, siis sinu nii-öelda tingimuste kallale keegi ei lähe, et keegi sul sunniviisiliselt ei hakka mõni euro suuremat arvet saatma. Aga kui tahad paketti vahetada või kui oled uus liitu operaatorit vahetad, et siis kehtivad uued hinnad, et see on selline majandusharu Eestis, kus hindu tõstetaksegi niimoodi. Ja kõik 3 operaatorit on siis oma hindu nüüd suvel muutnud ja siis meie kolleeg Gregor Sibolt tegi Geeniuses ülevaate, et kui palju siis mobiilipaketid Eestis maksavad. Ja see on selline ülevaade, mida on alati kuratlikult keeruline teha, sellepärast et paketid on kõik erinevad, palju on mingid pisikesi tärnikesi ja lisatingimusi ja igasuguseid võimalusi ja mittevõimalusi seal juures, et üks võimaldab ühte, teine võimaldab teist. Aga Gregor siis jagas üldiselt Eesti 3 mobiilioperaatori paketid, kas ta siis 4 gruppi ja vaatame nendest, ja ta pealkirjastas need niimoodi loovalt, kuna teistmoodi lihtsalt ei ole võimalik. Ja esimene grupp on siis paketid internet igaks juhuks ehk paari meili lugemiseks. Ma arvan, et seda meil ei ole mõtet. Ükski nutitelefoni omanik, ma arvan, ei peaks võtma siis 0,5 gigabaidis andmeside mahuga paketti. Jätame selle praegu kõrvale. Aga siis on pakett videoid ei vaata, ajad vähesega läbi. Samas ära unusta seda kõverat telefoni. Jaa, okei. Sellega ma teen hotspoti ja kasutan 100 giga. Aga ühesõnaga, paketid tööpealkirjaga videoid ei vaata, ajad vähesega läbi. See tähendab, et interneti maht on seal 5, Telial ja Tele2-l 5 ja Elisal 8 gigabaiti kuus. Tuleb kohe välja see, et need ei ole võrreldavaid pakette, et tihti nad natuke need gigabaitide hulgad muutuvad, on erinevad operaatorite vahel, et sa ei saaks üks ühele võrrelda. Aga see umbes kategooria. Ütleme selline pakett, et sul on okei kasutada enamik asju, väga muretsema ei pea oma andmesid limiidi pärast, aga väga hulluks ka ei saa minna. Selline paketi valik. Ja siis seal on niimoodi, et Telia küsib selle eest 12 eurot kuus, Elisa küsib 15 eurot kuus ja Tele2 küsib septembrist siis alates 14.99 ehk ka 15 eurot. Tegelikult Tele2 teeb kõige kallimaks, sest Tele2 sa saad 15 euro eest 5 gigabaiti. Ja, Telias saad 12 euro eest 5. Ja Elisas saad 15 euro eest 8. Et Tele2, kes on alati olnud odav operaator, need sellises võrdluses osutub kõige kallimaks. Ja siis on paketid tööpealkirjaga, kui kasutad iga päev tublisti internetti. Seal on juba natuke rohkem siis seda mahtu sees. Elisa muide on meil samaks jäetud ka 8 gigabaidi peale. Elisa on positsioneerinud ennast täpselt sinna 2 vahele. Ehk siis on 8 gigabaiti maksab 15 eurot Elisas. Telias on 10 gigabaiti 16 eurot ja Tele2 pakub sulle 12 gigabaiti 18 euro eest. 12. Ennem oli 10 või? Ennem nad pakkusid sul, et ühesõnaga 12 giga siis 18 euro eest. Nii et andmeside mahud on erinevad, hinnad on enam-vähem samasse auku, aga euros, nüüd, kui sa tahad umbes nii palju saada andmeside mahtu, siis jällegi huvitaval kombel Tele2 küsib kõige rohkem raha su käest. Mis juhtub pärast seda, kui see maht täis saab, kas seal on ka mingid erinevad tingimused? Siis hakkad ostma lisamahtu päris kirve hinnaga, et saad osta ilusti, aga see on kallim kui see paketi. Mitte ei kuku kiirus või Elisas oli kunagi see kiiruse kukutamise poliitika.
ma ei tea, see on nüüd jälle, see ongi see tärni küsimus, me ütlesime, et kõigil on erinevad tingimused, et ma peast ei oska sulle seda kõigile öelda. Aga üldiselt, kui sul see kukub, siis nad, vähemasti Telia saadab mulle küll SMS-i ütleb, et osta mingi mõne euro eest mingisugune ports gigabaite juurde ja siis on alati mõistlik seda teha. Seal on need lisa, Telia puhul niikuinii sa pead ostma veel kõne ja SMS-i paketi, ükskõik mis sulle gigabaite on. Aga järgmine kategooria on siis see, et sa võtad nii palju internetti, et sul ei teki limiiti kuus, piiramatu maht. Telial tegelikult ei ole piiramatut, aga on 100 gigabaiti, mis on väga palju. Ja sellest küsitakse palju, Telias 40 eurot, Elisas on piiramatu, nüüd just äsja tõusis selle hind 10 euro võrra, nüüd on 41 eurot. Tele2 selles kategoorias nüüd veel juhib, et nende hind tõuseb 22 euro peale, et see on ikkagi ligi pool odavam kui teistel. Et selline kiire ülevaade sellest, kuidas seal alamatest väiksemate mahtude juures on see konkurents selline päris tihe ja sulle annab valida, et milline operaator parim on, et ei ole üks selga hinnaliider enam, vaid on kõige parem, kui sa väga täpselt oma tarbimist tead ja siis sa võtad täpselt selle paketi, mis sul on vaja ja võid saada soodsa hinna. Kuigi siin piiramatu mahuga pakettides on tõesti praegu. Selle piiramatu puhul ongi operaatorit poolt vaadatud see asi väga lihtne, et kui sa ütled välja sõna piiramatu, siis see annab nagu üks hea signaali, et inimene ei tunne, et ta on piiratud. Aga teistpidi on see väga hea statistikat teha vaevalt, siis paljud, kelle see piiramatu on, tõmbavad sealt triljon gigabaiti kuus, ilmselt mitte. Ja kas minu arust Telial oli ka veel need, et on sul interneti maht jagatav erinevate seadmete vahel. Ja siin hetkel stuudios ei ole selle kohta viimaseid andmeid, aga osadel pakettidel on võimalik see võtta. Ja siis muidugi on veel ära rändlusteenused, kui palju gigabaitidest saad rändluses kasutada, need miljon väikest lisanüanssi. Aga igatahes selline see üldpilt on, et vaikselt operaatorid inflatsiooni või mis iganes muu põhjuse tõttu hindu kergitavad. Tavaliselt see vanastikipus olema pigem niipidi, et kui sul oli mingi pakett, siis jäi see sinul kogu aeg sama kalliks ja siis tulid salamisi nagu uued paketid, mis olid odavamad ja ega siis operaator ei kiirustanud sind teavitama, et ole nüüd hea ja võta see odavam pakett. Aga mis selle asja nüanss on see, et tihti inimesed liituvad operaatoriga mingisugune, kasutavad järelmaksu kui telefoni või saadad sooduspakkumise 12 kuuks või 24 kuuks. Ja üks hetk aeg saab läbi ja sind sunnitakse lihtsalt valimas uus pakett, mis on see kallima hinnaga. Jah, aga ütleme pigem nagu aastaid tagasi oli pigem see trend nagu natuke isegi vastupidi, et uued paketid tulid nagu odavamad, selles odavamad sa said rohkem asja natuke väiksema raha eest ja tegelikult kui sa olid aastaid maksnud, siis sa maksid nagu vähema asja eest rohkem, sest sul jäi mingi krüptoloogilise numbriga pakett kuskile, mis ikkagi tiksus selle sama arveldusega, eks ole, et keegi ei kiirustanud sinu paketti nagu siis vähendama hinna mõttes, eks ole, sest tegelikult nagu ikkagi kui sa vaatad nagu seda info hulka, siis selle raha eest sa seda saad ikka aastate lõikes järjest rohkem, eks ole. Ja, kõigile kohtinguhuvilistele. Mark Zuckerberg lubas, et Facebook siseneb siis kohtingu turule või siseneb sinna Tinderi turule, et hakkab pakkuma oma andmetel põhinevat kohtinguteenust, hakkab sulle siis kaaslast otsima või võimaldab sulle siis otsida. Ja nüüd on esimesed pildid sellest ka ilmunud, et see tõesti nii on. Sa saad määrata siis, kui sa üldse soovid selles programmis osaleda, siis sa saad määrata, et kes sinu seda nii kohtingu profiili üldse näevad, kas sõbrad näevad või ei näe või kuidas see on piiratud ja määrad siis ära ka oma sellised huvialad ja Facebook lisab sinna juurde palju siis selle kohta, mida nad sinust teavad, mis sulle meeldib, mis sulle ei meeldi, kus sa käid, kus sa ei käi ja loodetavasti siis Facebooki algoritmid aitavad sulle otsida ideaalse kaaslase. See mõte on päris naljakas, et sa võid öelda, et sõbrad seda ei näe. Jah, et sa vaatad ma ei tea, kas see on saab öelda muide. Kõik teised näevad, et sa oled väga kohtingu majas. Ja see on tõsi, who can't see your dating profile on siin küsimus ja siin on your current Facebook friends. Näitan ainult võõrastele. Nii kui sa oled mis on väga hea, mis on huvitav muidugi, et sa saad täpsustada, mis su huvid on, mida sa tahad teha, et siis ennast nagu välja pakkuda kohtingu turul, kui Facebook teab seda kõike juba ammu. Jah, aga selle mõttes on väga naljakas, et sa saad nagu teha siis täiesti erinevate huvidega erineva profiili mittesõpradele ja siis sellest hetkest nii, kui nad lisavad sind sõbraks, et sa oled juba siis suhted läinud soojaks, siis näevad sinu päris huvisid. Aga kõik on väga loogiline sellest, et see kohtingu äri internetis on ju, see on suur, see töötab hästi, inimesed otsivad kaaslasi igasuguseks suheteks, sõpru, elukaaslasi ja loogiline, et Facebook sinna läheb, sest Facebookil on lihtsalt nii palju kasutajaid, nii palju andmed inimeste kohta. Ja niikuinii kasutavad paljud teised kasutavad seda Facebooki profiili, et ennast näidata, et ma ei ole mingisugune väljamõeldud persona, vaid seal on päris isik asunud Facebookis. Aga meie saateaeg
hakkab täna läbi saama, see oli 6. augusti digitund. Me nagu öeldud, selle nädala jooksul mõnda paari huvitavat asja veel siin saame kogeda, millest me järgmine saade räägime, et eelkõige neljapäevane siis telefoni esitlus, mis peaks toimuma ja sellest ja teistest uudistest räägime juba lähemalt järgmisel nädalal digitunnis. Aitäh kuulamast! Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.